nii. Noh, nutavad ja vaatavad siis, kes kohale ei ole tulnud. Nii, tänase pühapäeva teemaks, nagu kirikus sellest juttu oli, on palve ja sellest me räägime siis ka meie leeri kursuses, sest me oleme imelisel kombel jõudnud oma kursuse kavaga umbes sama koha peale, kus kirikuaasta oma pühapäevade kavaga on jõudnud. Nii et kui see ei ole jumalik juhtimine, siis mis saaks üldse veel olla? Me oleme rääkinud käskude kontekstis sellest, et kristlaseks olemine on midagi hoopis enamat kui lihtsalt intellektuaalne veendumus mingisugustes tõdedes. Et see on ikkagi ennekõike suhe ja eluviis. Ja nii nagu inimeste vaheline suhe, selleks, et ta oleks terve ja tugev, vajab sellesse panustamist, vajab suhtlemist. Nii ka suhe inimese ja Jumala vahel. Kui me olime 10 käsu juures, me rääkisime abielu rikkumise keelu puhul sellest, et abielu saab ära rikkuda ka kõige lihtsamini sellega, kui omavahel ei suhelda, kui ei panustada selle suhte hoidmisesse. Ja inimese ja Jumala vahelise suhtega on seesama lugu, et kui inimene Jumalat usinasti ignoreerib, siis ei saa ka rääkida, et see suhe oleks kuidagi terve ja hea. Jumal omalt poolt on teinud muidugi kõik selleks, et meil võiks temaga olla hea ja lähedane suhe. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kuidas meie viitsime ja tahame ja mõistame. Ja me oleme täna siis kirikus kuulnud loetavat lõiku Jeesuse mäejutlusest. Sealt samast, kus me oleme ka 10 käsu puhul ammutanud informatsiooni selle kohta, missugune on õnneliku inimese elu. Ehk siis milline on see jüngri elu, millele Kristus omasid kutsub. See on see sama Uue Testamendi vaste Vana Testamendi 10 käsule, võiksime niimoodi öelda, et see on ilmselgelt ka mõeldud niisuguse analoogina. Nii nagu Mooses Siinai mäel sai need käsulauad ja tuli ja andis need siis juudi rahvale, kui nad olid teel tõotatud maale, ja see pidi olema siis eluviis, mis oli siis nendepoolse vastusena Jumala heategudele. Siis nüüd Uues Testamendis on just see mäejutlus niisuguseks analoogiks, et mis annab niisuguse kõige ilmsema selgema aluse käitumisjuhistena ja eluviisile. Et ta on, võiks öelda mõnes mõttes, läheb nagu sügavamale kui need 10 käsku seal Vanas Testamendis. Et on, võiksime öelda, nagu rafineeritum ja natukene nagu arendab edasi seda, mida juba Vana seaduse ajal õpetati ja teati. Ja läheb ikkagi väga selgelt inimese mõtete ja suhtumisteni välja. Aga muuhulgas on seal juttu ju ka palvetamisest ja nimelt seal Matteuse evangeeliumi 6. peatükis, kus nii-öelda see suurem alateema on hoiatus selle eest, et inimesed oma vagaduselust ei teeks niisugust enesereklaami. Eks ole, et kui te, nagu Jeesus siin kohe 6. peatükk alguses ütleb, et kui te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid. Muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Kui sa almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunat puhuda nagu silmakirjatsejad ja nii edasi, nii edasi. Kui sina oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb. Et su almus oleks varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ehk siis jällegi on see rõhutus, eks ole, et see suhe Jumalaga ka hõlmab ka kõige pisemaidki ka mõtte ja suhtumise teemasid. Ja palvetamine haakub ka sellega, sest et nii nagu tolleaegsetel juutidel
nii on inimestel tänapäeval ka kiusatus ikka igasuguste oluliste asjadega käituda, rakendades neid oma niisuguse olelusvõitluse vankri ette või sellise jah, püüdluste vankri ette olla teistest parem, auväärsem, innukam, eks ole, et kui see meie Eesti kultuuris võib-olla see ei pruugi olla palve, mida sellega seotatakse needsamad heateod, eks ole, või praegusel ajal eriti popp on, eks ju, näiteks olla keskkonnasõbralik, eks ole, ja sellest ka, kui keskkonnasõbralik mõni inimene on, võib tegelikult saada tema niisuguse enese tähtsustuse vahend. Ehk siis ei ole enam peaasi mitte see, et tegelikult ka olla keskkonnasõbralik, vaid et kõik näeksid, kui keskkonnasõbralik ma olen. Või mis tahes muu iseenesest hea ja oluline asi see on, kui selle tegemise fookus läheb paigast ära kuhugi mujale, siis on natukene ikka kehvasti. Aga ennekõike muidugi palvetamisega ja et see vaimulik elu nendes kultuuriruumides, kus näiteks on normaalne olla kristlane või ka näiteks suuremas ühiskonnas mingites väiksemates kogukondades võib olla küll see, et inimesed tunnevad survet näiteks mingisugust laadi vabaduselu elada teistele nähtavalt. Et tõestada, et nemad on ikka piisavalt usklikud, siis tehakse mõnel pool mingeid nägusid või mingisugust laadi häält. Mõnel inimesel on kohe niisugune eriline hääl, kui ta hakkab palvetama, siis muidu ta räägib täiesti normaalset juttu, kui ta teiste inimestega räägib. Aga siis, kui hakkab palvetama, siis tuleb mingisugune teatraalsus sinna sisse või mingi, mõnel tuleb mingisugune halin või mingi vingumine. Et miks ei või Jumalaga normaalselt rääkida. Aga ei, et peab kuidagi esinema. Ja see on, mille eest Jeesus siin evangeeliumis ka hoiatab. Ja ütleb, et kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Ehk siis, jah, kui sa tahad inimeste tunnustust, siis palun väga, eks ole, sa saad seda, mida sa tahtsid. Aga sa sellega ei edenda oma suhet Jumalaga, ei kogu nii-öelda taevasse punkte, eks ole, skoor ei muutu. Ja ehk siis võime niimoodi ütelda väga kokkuvõtlikult, et kristlase jaoks on tähtis ennekõike see, mida arvab temast Jumal. Ja see, mida arvavad inimesed, võib olla, aga ei pruugi olla oluline. Sest nagu me ise ju teame, ka ega meie iseennastki mõistame halvasti ja ammugi veel kaasinimesi. Me ei tea, miks nad kuidagi käituvad ja omistame neile sageli pigem halvustavaid motiive ja arvame neist ühte ja teist väga puuduliku teadmise kohaselt. Ja meil ei ole mingit põhjust arvata, et teised inimesed meid kuidagi paremini mõistaksid. Ja selle tõttu ka see, mida nemad meist arvavad, olgu see hea või halb, suure tõenäosusega see ei ole väga objektiivne, eks ole, ja selle tõttu ei pea seda ka ülearu tõsiselt võtma. Muidugi ühiskonnas elamiseks, toimimiseks teatud piirini on oluline olla heas kirjas ka kaasinimeste ees ja on tõesti oluline püüda ka vältida ilmaasjata skandaali põhjustamist, eks ole. Aga see, mida teised inimesed meist arvavad, ei ole viimselt oluline. Kõige tähtsam on, mida arvab meist Jumal, kes mõistab ka meie motiive ja asjaolusid lõpuni. Ja kes teab, mis tegelikult on õige ja oluline ja hea.
ja nii, et palve ka peab olema niisiis suunatud Jumalale ja mitte inimestele, eks ole, see peab olema ennekõike siis suhe ja mitte etendus. See, et ta ei tohi olla suunatud inimestele, hõlmab muuhulgas ka iseennast. Et noh, mõni inimene ka, mulle tundub vähemasti, käsitleb palvet mingisuguse niisuguse vaimse harjutusena, mille eesmärk on tekitada endast teatud laadi elevust või mingit laadi hingeseisundit või midagi sellist. Ja tõsi ta on, et tihtipeale palvega muidugi võivad kaasneda igasugused ekstaatilised elamused ja hingerahu ja ülevoolav rõõm isegi ja palvesse süvenenud pühakuid on ju tihti nähtud lendamaski. Et sellised asjad kõik võivad kaasneda küll palvetamisega ja eriti niisuguse juba edasi jõudnud süvenenud palvetamisega. Aga need ei tohi kunagi muutuda eesmärgiks. Muidu on tegemist millegi muuga kui palvetamisega. Täpselt samamoodi nagu näiteks samade heategude puhul, millest Jeesus siin mäejutluses räägib, kui see muutub tegelikult reklaami ostmiseks, siis pole tegemist enam heateoga, vaid kaubandustehinguga. Eks ole, et mina ostan vaeste käest enesele reklaami. Et annan sponsorraha siis, kui ma tean, et ajakirjandus sellest ka räägib. Ja. Aga kui me nüüd küsime, mis asi on palve, noh siis ilmselt me avastame, et see on asi, millest on lihtsam öelda, et noh, kui ma näen, siis ma saan aru, mis see on või mõnikord ka, kui ma näen, siis ma saan aru, et see küll ei ole palve. Aga väga niisugust head definitsiooni on keeruline esitada. Et noh, ennekõike on tegemist muidugi suhtlemisega, eks ole. Aga kui tahta nagu minna juba täpsemaks, siis ilmselt tuleb öelda, et kõige paremini ikkagi mõistab, mis asi on palve see, kes on ise proovinud palvetada. Ja mida rohkem proovid, seda paremini saad aru, nii nagu igasuguste kunstide ja asjade puhul on. Et alguses mõistad niimoodi pealiskaudselt enam-vähem, mis see võiks olla. Ja mida rohkem teemasse süvened ja asjaga tegeled, seda paremini hakkad taipama, mismoodi see käib ja kuidas on seda kõige parem teha. Aga üleüldiselt võib öelda küll, et palve on midagi inimesel loomuomast. Et see on ju etnoloogide ammune teadmine, et ei ole olemas religioonita rahvaid. Ei kaasajal ega ajaloos. Isegi neandertaali inimesed olid religioossed. Nii et võime öelda, et see on midagi meie loomusele ürgomast, sellest, milliseks me oleme loodud. Nii et aastatuhandetega teatud määral on inimkonnal ikkagi kogenud sellist kogemust, et kuidas seda asja paremini teha ja mõningatest headest praktikatest või kogunenud kogemustest me võime täna ka veel pisut juttu teha. Siis mõnikord küsitakse ka, et miks palvetada, et nagu Jeesus siin ju evangeeliumis ka ütleb, et teie taevane isa ju teab, mida teile vaja läheb enne, kui te teda palute. Ja noh, siis võibki mõni küsida, et mille pärast siis üldse on vaja palvetada. Noh, esimene vastus on muidugi see, et sama, millest me just rääkisime, et me oleme loodud niisugusteks, et meis on igatsus osaduse järele Jumalaga. See on see sõna religioon, mida me oleme ka puudutanud siin leerikursuse alguses, eks ole, mis tähendab taasühendamist, eks ole. Et on see vaistlik tunnetus, et kusagil on veel kedagi midagi, mille poole meid kisub, mis on üle selle kaduva ja piiratu,
millega meie igapäevane elukogemus meid seob. Ja samas on ka nagu tunnetused, et see ühendus vajab kuidagi saavutamist, eks ole. Et palve on üks religiooni kõige põhilisemaid asju, eks ole, selle ühenduse otsimine. Ja kuna see tuleb meie loomusest, siis on ka loomulik seda teha. Eks mõned inimesed palvetavad koopiamasina või kohvimasina poole või pangaautomaadi poole ka. Et hakka ometi tööle või mõned palvetavad väga kurjade sõnadega. Mõne masina puhul, mis ei hakka hästi tööle, eks ole. Aga muidugi enne kõike jah, see palve ikkagi oma parimas tähenduses peaks olema suunatud tema poole, kes on kõikide asjade looja ja alalhoidja. Ja samas, eks ole, rääkides nendest kõrvalnähtustest, siis tegelikult paradoksaalsel kombel ongi, et kui meie otsime Jumalat ja osadust temaga, siis kuna jällegi see kõik on osa ka meie loomusest, siis Jumalat otsides leiame ka iseennast. Ja no võib öelda ka, et palve kohustus tuleneb ka sellest meie samast loomusest, niisuguse mitte üksnes instinkti ja tungi, vaid ka kohustusena. Et kuna me oleme Jumala loodud ja ta meid igal hetkel hoiab olemasolus ja meile lõpmata palju head kingib, siis meil on kohustus ka tänulikkuseks, eks ole. Kes ei palveta, keeldub olemast loodu ja Jumalast sõltuv. Ja see on ka sellega tänamatu olla ei ole sugugi hea. Me seda tunneme ka vastlikult ära, et tänamatus on üks väga ebameeldiv asi. Ja kui me mõtleme nüüd enda ja Jumala konteksti, siis võib olla, et see on samamoodi problemaatiline. Ja kui me ei õpi Jumalat tänama tema heategude eest, siis lõpuks me jääme ju ise ka ilma rõõmust, mis võiks võrsuda sellest, kui me õpime head nägema enda ümber. Seda on üteldud, et tõeliselt omad sa ainult neid asju, mille eest sa oled õppinud olema tänulik. Ja ma arvan, selles ütlemises on suur tõetera sees. Ja võib-olla, et käib see kogu elu kohta, et kui me ka oma elu ja olemasolu üle ei mõista tänulikud olla, siis võib-olla, et me oleme ka kuidagi poolikult ainult üleüldse olemas. Ja nii, et miks palvetada on muidugi jah see, et see on osa meie loomusest, see on meie kohustus Jumala loodud olenditena. Muidugi Jumal teab, mida me vajame enne, kui teda palume. Aga nii uhked ei saa ju ka olla, et Jumal peab meid teenindama ja ise meie soove lugema, vaid ikkagi lapsevanemad ka teavad, mida nendel lastel vaja on, aga see ei ole ju normaalne suhe, kui omavahel üldse ei räägita, et kui laps mõtleb, isa nagunii teab, mis mul vaja on, mis ma temaga ikka räägin siin, et ma jään siin vaikselt oma asju, istun arvutis vaikselt ja küll kuskilt tuleb see söök ja jook mulle siia laua peale. Et siis me võime küll selliseid perekondi ju ka leida tänapäeval eriti mitme poolt maailmast, aga kindlasti me ei saa öelda, et tegemist oleks mingi eluterve ja õnneliku ja harmoonilise suhtega. Ja arvatavasti ei ole ükski osapool väga õnnelik sellise suhte üle. No mõni ütleb, et aga palvetamiseks ei ole tal aega. Sellepärast, et kogu aeg on hirmus palju teha. Ja see on nii nagu inimene ütleb, et tal pole aega hobuse selga ronida, sest et on vaja kiiresti joosta mingi eesmärgi suunas. Ja see on väga kaugele, sellepärast tuleb vaja ruttu tormata. Võib-olla aega autosse istuda, sest on vaja kiiresti joosta. Või mis iganes see võrdlus võiks olla. Tõsi on jah see, et sa saad seda, mida sa heast südamest kingid.
see on ju jällegi paljude kogemus, eks ole, kui sa annetad raha heategevuseks ja just nimelt heast südamest, mitte selleks, et enese reklaami osta, siis avastad, et ega sa ise ka vaeseks ei jää. Ja kui sa panustad aega kellegi jaoks, siis ega see aeg otsa ka ei saa. Ja sama on ka palvetamisega, kui sa annad Jumalale aega, annab ta sulle ka aega. Ja kui hommikut päeva alustada palvega, siis selgub, et lõpuks ikkagi jätkub aega kõigi asjade jaoks. Aga kui päev algab niisuguse lendstardiga, et nii kui silmad lahti, siis kohe asuda tormama, siis õhtul võib tihti selguda, et päeva justkui polnudki ja asjad on ikka tegemata. Et see on väga paljude kogemus, et kas või mõned minutid päeva alguses palveks pühendatud aeg aitab tegelikult päeva ennast palju efektiivsemalt kasutada. Ja nüüd kuidas palvetada? Selle kohta siis siin mäejutluses me kuulsime ennist tegijad ütlemas, et mine oma kambrisse ja sule uks ja palvetama isa poole, kes näeb varjatudki. See võib, aga ei pruugi tähendada niisugust füüsilist eraldumist. Ennekõike tähendab see keskendumist, eks ole, segava müra väljalülitamist, hinge ülendamist Jumala poole. Nagu kirikus armulaulajaid turges, me ütleme, ülendage oma südamed, eks ole, et maisest üles Jumala poole. See tähendab mõtete keskendumist, eks ole, oma hinge suunamist. Füüsiline eraldamine võib olla muidugi ka hea mõte, kui see on võimalik teha. Alati ei ole. Kellel võimalik, näiteks on hea praktika seada sisse niisugune kodualtar krutsifiksi ikooniga, küünlaga. Kui seda ei ole, siis kas või Kristuse või Jumalaema ikoon võiks ikkagi olla, mille poole oma pilku keskendada. Et need on kõik niisugused abivahendid, mis aitavad keskenduda, fokusseerida oma tähelepanu ja mõtteid. Kirik on kujundatud just niisuguseks kohaks, kus on lihtsam keskenduda. Sellepärast on ka niisugused paksud müürid, eks, et see tänavamüra on vähem, on lõhnad, vaatepildid, helid, kõik niisugused, mis aitavad kaasa sellisele keskendumisele. Ja sellepärast on ju kirik meil ka iga päev avatud, et inimestel oleks võimalik tulla ja seal vaikselt palvetada nii pikalt või lühidalt, kui nad seda soovivad. Muidugi praegu meil on palju tolmu seal, ehitustööd käivad, aga üleüldiselt, et kirikuhoonete funktsioon on see just, et võimaldada paremat keskendumist. Nii nagu on näiteks, eks ole, kauplused teadlikult ju kujundatud sellisteks kohtadeks, kus inimestel on võimalikult mugav ja võimalikult palju asju, mis neid meelitavad ostma midagi, eks ole. Või kasiinod ju kujundatakse selliseks, inimene võimalikult vähe saaks üldse tajuks, kuidas aeg liigub. Eks ole, sellepärast ju kunagi seal kasiinodes ei ole võimalik aknast välja näha, eks ole, aru saada, kas öö või päev on ja helitaustad ja kõik asjad on täpselt paika timmitud, et keskenduda nendeks tegevusteks, mida seal tehakse. Või näiteks haiglas operatsioonisaal, eks ole, on ju kujundatud täpselt selliseks, et seal oleks hea lihtne tegeleda just nende meditsiiniprotseduuridega. Samamoodi ka kirik on kujundatud selliseks kohaks, kus on hea keskenduda palvetamisele ja selle Jumala suhte otsimisele. Nii et sellepärast võib julgustada küll kirikus käia, aga kui kirikut ei ole, siis käepärast siis on hea näiteks võtta mõni ikoon või kui seda ei ole, siis kas või meenutada mõnda ikooni või krutsifiksi, mida oled näinud ja selle kaudu ka oma mõtteid siis suunata. Nii et jah, füüsiline eraldumine, kui see on võimalik, see teeb asja lihtsamaks, kui mitte, ega siis ka palvetamata ei pea jätma. Tähtis on teadvustada endale, et viibid kõige väelise Jumala ligiolus.
Jumala liigelus, kes sind armastab ja sinu palved vastu võtab, kes on huvitatud sinuga suhtlemisest. Et Jumalaga ei pea olema nii nagu mõne inimesega, mida tähtsam, seda keerulisem teinekord on tema vastuvõtule pääseda ja tema tähelepanu pälvida. Ja mõne inimese puhul peab pikalt järjekorras ootama või mitu korda õlale koputama, et ta eriti tänapäeval, eks ole, et ta silmad nutiseadmelt üles tõstaks ja kõrvaklapid kõrvast välja võtaks ja sinuga oleks valmis suhtlema. Et me teame, et Jumalaga seda probleemi ei ole. Tema kuuleb küll, kas meie teda kuuleme, see on iseasi. Aga vähemasti see võimalus on meil alati olemas. Ja nii, et palvetada võib alati. Ja see tuntud kirikunaljade lugu, kui tuleb juut rabi juurde ja küsib, et kas palvetades suitsetada tohib. Ja rabi ütleb, et ei, muidugi ei tohi. Ja tuleb teine mees rabi juurde, küsib, kas suitsetades palvetada tohib. Ja rabi ütleb, alati võib palvetada. Et see on jah, et eks tuleb ära tunda oma see niisugune hetke vajadus ja kujundada oma suhtumine, aga laias laastus võib öelda küll, et alati võib palvetada. Et ei ole olemas niisugust tööd, mille juures või tegevust, mille juures ei tohiks palvetada. Kas või omas mõttes. Või kui me avastame ennast tegevat midagi niisugust, mille juures me tunneme, et siin küll Jumalal ei tohiks kohta olla, siis tuleb kohe ära lõpetada, sest ilmselt see ei ole mingi õige ja hea asi, mida me siis teeme. Et kõik need asjad, mis on õiged ja head ja vajalikud, olgu need siis aulisemad või autumad, iga asja juures võib palvetada, aga muidugi parem on või hea on, kui meil on ka mingisugused ikkagi selged palveajad, kus me võtamegi ja jätame muud tegevused kõrvale ja pühendume ja keskendume palvetamisele. No küsitakse ka, et milline peaks olema õige asend palvetamisel. Ja seal on ka oma loogika sees, et ühtpidi on ju see, et meie sisemised hoiakud kujundavad seda, mismoodi me väliselt oleme ja käitume. Ja me ju ilmselt oleme seda kõik näinud ja kogenud, kuidas inimene, kes tunneb ennast hirmunud või väärtusetuna, tõmbab kössi, eks ole, ja langetab silmad maha ja nii edasi. Ja vastupidi ka, eks ole, kes on enda meelest hirmus tähtis ja vägev, vajab, eks ole, ennast puhevile ja suureks. Ja mitte nüüd inimeste puhul, see on loomariigiski, eks ole. Jordan Peterson räägib nendest, mis need lobsterid on eesti keeles iganes. Et kuidas nende elukate maailmaski samamoodi toimub see asi ja paljude loomade puhul. Et see sisemine hoiak kujundab seda, kuidas me väliselt oleme, aga samas on psühholoogid ikkagi võimalt näidanud ka seda, et see, kui me võtame teadlikult mingi poosi, see kujundab ka meie enda sisemisi tunnusi ja mõtted. Et on näidatud ka see, kui inimene tunneb ennast masendunud ja kehvasti, siis see, kui ta teadlikult oma näolihaseidki sunnib naeratama mõnda aegagi. See tegelikult paneb ka ajukeemia jällegi tööle niimoodi, et enesetunne läheb paremaks. Või see, kui sa teadlikult kõnnid sirge seljaga, eks ole, ja käitud nagu sul oleks kõik hästi, siis see aitab ka tegelikult mitte ainult enesetunnet parandada, vaid võib ka päris objektiivselt sinu elu muuta nii-öelda edukamaks ja efektiivsemaks. Ja palvetamise ja sisemiste hoiakutega samamoodi, et ühtpidi siis ka see, et missugune on parasjagu see meie palveelu, kas me otsime Jumalat abi mingis asjas või toome talle tänu või peame temaga nõu milleski. See mingit pidi ka alateadlikult justkui suunab seda, millised poosid me võtame või oleme
aga teistpidi ka see, et kui me valime teadlikult mingisuguse asendi, siis see aitab ka meil jällegi oma tähelepanu ja mõtteid ja hoiakuid keskenduda. Et jah, see on tõsi, eks ole, alati ja igas asendis võib palvetada. Aga niisugune ameerikalik, mis on paljudes evangelikaalsetes kogudustes, niisugune ameerikalik suhtumine, no all right, no palvetame siis. Jumal tead, et noh, see on niisugune, muidugi Jumal ei pea kuulema neid palveid, aga kas on ikka nagu kohane kogu universumi valitseja ees niimoodi nüüd bossi mängida? Ma ei tea, minu meelest ei ole. Et võiks ikkagi natuke olla niisugust respekti ka Jumala suhtes. Et põlvitamine näiteks ei ole üldse paha praktika. Ja käte ristamine näiteks või käte ülestõstmine niisuguses, noh, eks ole, see ülestõstetud käed on, eks ju, märk sellest, me oleme valmis vastu võtma seda, mida Jumal meile tahab kinkida, eks ole, me tuleme pühide kätega tema ette ja oleme valmis vastu võtma. See ei ole mitte see, et me nüüd anname alla tingimata või et meil relva näed ei ole, et me tuleme rahus. Aga just, et on see pool, et me oleme valmis, me kuulame vastu võtma, mida Jumal annab. Nii et jah, et eks igaüks peab selle ära tunnetama, et millises asendis tal on kõige mugavam palvetada. Et hea on, kui jah, see asend ei sega palvetamist. Kuigi mõnikord, noh näiteks põlvitamisega, see võib olla, et ka selle asendi võtmine ise ja see teatud ebamugavuse talumine, ka see võib iseenesest olla osa palvest. See ole mingi niisugune nagu ohver, mille inimene Jumalale toob. Et see on ju ikka inimestel ka omavahelises suhtlemises mõnikord on nagu vaistlikult soov näidata, et ma tõesti mõtlen tõsiselt midagi. Eks ole, olgu siis, kuidas iganes keegi seda väljendab, eks ole, et ja miks me seda teeme, noh, selle üle võib mõtiskleda pikalt, aga noh, selline fenomen on olemas, eks ole. Ja palvetamisel ka teinekord tõesti ka selline teatud ebamugavuste talumine võib olla ka osa palvest, ka iseenesest. Siis palvetamise puhul mitte alati ei pea kasutama sõnu. Teinekord, kui ütleme, see asend võib olla osa palvest, samamoodi näiteks ka teatud tegevus, ka ristimärgiga eneseõnnistamine on juba iseenesest palve. Tavalist ristimärki siis Lääne kirikus tehakse niimoodi ülevalt alla, vasakult paremale, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja see meenutab meile, eks ole, et Jumal on läkitanud oma Poja, kes on tulnud siis taevast siia ajalikku maailma, eks ole, et meid lunastada. Ja on läkitanud meile Püha Vaimu, kes ühendab meid üksteisega, eks ole. Nii et me oleme Kristuses liidetud mõlemal teljel osadusse, nii Jumalaga kui ka üksteisega, eks ole. Nii et seda kõike räägib meile ja meenutab meile see väike ristimärk, eks ole, mida me teeme. Ja see on ka palve. Ja see on palve, mis ilma sõnadetagi väljendab tegelikult olenevalt olukorrast väga paljut. Et noh, küllap me oleme filmides ju näinud, kus midagi kohutavat nähes, eks ole, ennistab ennast ristimärgiga, paludes sõnadetagi, et Jumal kaitseks teda, eks ole. Või mõni sportlane, kes läheb jalgpallivõistlusel mingit eriti olulist asja tegema või mõni jällegi on just saanud hakkama mingisuguse eriti ägeda asjaga ja siis teeb just tänumärgina, eks ole, õnnistab end ristimärgiga ja nii edasi. Et selliseid
selliseid olukordi võib olla palju, kus see muid sõnu nagu polegi vaja, eks ole. aga kindlasti ristimärk sobib ka alati palvetamise alustamisel ja palvetamise lõpetusel. Just nimelt, et ta meenutab, et just tehaks saanud Jumal inimese Jeesuse Kristuse läbi, on meil õigus oma palvega Jumala ette tulla ja et me teeme seda pühas vaimus, olles osalised Jumala laste perest, nii nagu Jeesus õpetab meid palvetama meie isa, eks ole. Vaatan seda kellu, jõuame küll. Kui te tahate, võite kohvi juurde võtta. Nüüd, kui küsitakse, eks ole, mida paluda, siis võib öelda laias laastus kõike, mida vajad. Või vähemasti, mida arvad vajavat. Aga üldiselt on mõistlik lisada alati see klausel, et kui see on kooskõlas Jumala tahtega. Sest meie arvame, Jumal teab. Ja see ei ole mitte vähetähtis. Kalle Lindi, üks Eesti teoloog, on ütelnud, et me palume tihti jäätist, aga Jumal saadab meile leiva. Teab meist paremini, mida meile tõeliselt vaja on. Ja hiljem alles kogeme ja mõistame, kui hea see oli, et Jumal ei täida meie isekaid soove. Ehk siis, ja see on sama, mida kuulsime täna Jakobuse kirjast loetavat kirikus ka, eks ole, et me palume teinegi kord asjade pärast, mida me küll tahame, aga mis tegelikult ei ole head. Ja siis me võime olla ka rõõmsad, kui Jumal kõiki meie palveid ei täida. Ja teinekord on see, et inimene võib olla ka Jumala peale päris kuri, et miks Jumal ei anna siis seda, mida me oleme tema käest küsinud. Ja läheb mõnda aeg mööda ja inimene avastab, et küll oli hea, et ma seda ei saanud. Neid näiteid on küll ja küll siin maailmas. Et tähtis on jah teada, et palve ei ole ju ka mingi maagiline riitus, millega me sunniksime Jumalat tegema mingeid asju. Jumal ei ole mingi masin, et tõmbad kangist ja siis masin hakkab tööle. Või vajutad nuppu ja vastus tuleb. Et palve on ikkagi just nimelt kahe subjekti vaheline kommunikatsioon, eks ole. Me palume teda, aga tal on vabadus meie palveid täita või mitte täita. Aga me teame, mida iganes ta otsustab teha, see kõik lähtub heatahtlikkusest meie vastu. Mis sa arvad, äkki peaks viima neile kohvi sinna, kui nad nüüd seal tegutsevad? Et kui sa kallaksid mulle ka tassi täis ja siis me ei ole nende suhtes ka ebaõiglased. Et võib-olla lapsed seal mõtavad, et ei saa kohvi. Keegi juba nuttis seal, ma kuulsin. Jah, ma arvan, et see ei tee sellepärast kohvi jäänud. Ilmselt küll, jah. Mina ei oska küll muud põhjust näha. Vain, mee ja piimakaave. Ma võin ka aidata. Okei. Ma võtan suhkru ja... Vaatan lusikas. Sulle siis siin kokku nii kaua. Ja. Nii. Aga tuleme nüüd siis konkreetsemalt selle palve juurde, mida siis Jeesus siin mäeütluses õpetab. Nimelt siis meie isa palve juurde. Vaatan, mul millegi pärast siin. Aha, nii. Ja, et see on ilmselt niisugune palve, mis on igal risti inimesel peas. Või kui ei ole, siis kindlasti peaks seda olema, et seda loetakse ikkagi tihtilugu. Näiteks Martin Luther soovitab seda lugeda hommikul ja õhtul ja siis söögilauda istudes ja söögilauast tõustes. Ja tegelikult võib seda palvet nii palju kui
nii palju kui tahad. See algab jah pöördumisega meie isa, kes sa oled taevas. Kreekakeelses tekstis võiks ka tõlkida, eks ole, meie taevane isa niisuguses kompaktsevas vormis, et see, kes sa oled taevas, ei oleks ju küsimus, vaid osa epiteedist või osa pöördumisest. Eks ole, meie taevane isa. Ja seal on nagu võib-olla 3 rõhuasetust ühtpidi, eks ole, meie isa, ehk siis, et see meenutab meile ka, et Jumal ei ole mitte, või see, kelle poole me pöördume, ei ole mitte niimoodi, et me igaüks mõtleme endale välja mingisuguse Jumala, kelle poole me siis pöördume ja kelle abi me siis otsime, vaid ta on Jumal, kes on päriselt ka olemas ja kes on meie kõikide jaoks seesama Jumal. Eks ole, meie ja isa, eks ole, et ta on ühtpidi, ta on see, kes on taevas, eks ole, selles mitte siis geograafiliselt mõned kilomeetrid maapinnast kõrgemal taevas, vaid kristlikult mõttes taevas, eks ole, mis võtab ka kogu seda vaimset sfääri ja sellist nii-öelda masinatega mõõdetamatut olemisviisi ja dimensioone. Eks ole, et ta on ühtpidi, on ta nagu väljaspool seda füüsikalist maailma, mille ta on loonud, sellest kõigest üle ja kõrgemal, aga teistpidi ta on meile sama lähedane nagu hea isa oma lastele. Nii et selle tõttu just me võime tema poole pöörduda, et ta on ise ilmutanud seda, et ta tahab olla meiega lähedases suhtes ja olla meile justkui isa. Muidugi tuleb ka tähele panna, eks, et ega tolleaegne isa ei olnud ka päris niisugune nagu tänapäeval on nagu kõndiv rahakott, kelle põhiline ülesanne on lastele meeldida. Et ikkagi vana ja idamaades ja enamikus kultuurides tegelikult isa on ikkagi olnud autoriteet. See oli niisugune Eesti talupojakultuurist peremees, kui juba hakkasid päris talud olema, eks. Tere! Tervist! Kas sa tohi korraks segada? Jah, palun. Tahan seda sahtlist seda asja. Oi, millist? Seda. Ja sealt saatis me ei ole midagi söönud ära, nii et ja ehk siis, et ta on lähedane küll, eks ju, ja isegi Jeesus kasutab ka seda arameekeelset sõna appa ehk issi, eks ole, niisugune tõesti lähedase suhte väljendamiseks, aga samas ta on ikkagi ka see, kelle sõna maksab, eks ole. Et see on niisugune asi, mida tasub võib-olla ka meeles pidada. Nii, meie taevane isa, jah, meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Nimi, eelmine päev just rääkisime sellest kirikus, et nimi on enamat kui lihtsalt isikukood, või IP-aadress. Et see on ikkagi enamikus kultuurides on nimed olnud tähendusega. On ikkagi mingisugust iseloomustust endas kandnud selle kohta, keda nad nimetavad. Ja inimese nimi ka tema elu jooksul võib muutuda mõneski kultuuris vastavalt sellele, milline on tema seisus parasjagu ja missugune ta on. No meil võib-olla Eesti kultuuris on võib-olla kõige lähedasem vaste sellele hüüdnimed, eks ole, mis mõnele inimesele antakse lähtudes tema mingist iseloomujoonest või omadusest või funktsioonist elus. Ja Jumala nimi ka, eks ole, ta mitte ainult ei nimeta, vaid ta mingit pidi kirjeldab seda, milline see Jumal on, eks ju. Ja kui me, mida siis tähendab pühitseda Jumala nime, eks ju, noh siis ma arvan, et seal on võib-olla oluline puudutada terminit jumalakartus, mis on kirikus üsna oluline termin ja millest tihtipeale ikka räägitakse, et tuleb elada jumalakartlikult.
ja inimesed mõnikord mõistavad seda valesti, kes ei ole asjadega kokku puutunud. Nad mõtlevad, et see tähendab hirmu Jumala ees. Aga see ei tähenda hirmu Jumala ees niivõrd, kuivõrd ennekõike pigem nagu aukartuse või respektiga, eks ole. Aukartus ei tähenda ju ka hirmu tundmist selle ees, kelle suhtes aukartust omistatakse ennekõike, vaid pigem ikkagi mingit sellist lugupidamist ja soovi püüda temaga arvestada ja talle mitte temaga vastu ollu minna, eks ole. Et sama on ka sellega, et Jumala nime pühitseda ja püha, eks ole, see on ju miski, mis on eriline, mis ei ole, püha vaste on niisugune profaanne või tavaline ja millesse suhtutakse hoolimatult. Ja nii et püha on miski, mis on erinev, mis on üle argise. Nii nagu pühapäev, eks ju, on meil nädalas, kuna see on Kristuse ülestõusmise päev, siis me pühitseme seda erilise päevana. Eks ole, ta erineb argipäevadest, ta on püha päev. Samamoodi ka Jumala nimi, et me ei suhtuks Jumalasse hoolimatult ükskõikselt, vaid me mõistaksime teda pühaks pidada ja temaga arvestada, temast aupaklikult või aukartusega suhtuda. Et seda me ennekõike palume. Muidugi see on ka niisugune ülistus ja tänupalve, eks ole. Et pühitsetud olgu sinu nimi, see on ka see tänu Jumalale selle eest, kes ta on ja mida ta teeb. Nii et see kõik on nagu kätketud nendesse paari lihtsasse fraasi. Ja nüüd tuleb edasi siis juba esimene palve, kus me rohkem palume nagu midagi enda jaoks. Me ütleme, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Ja jällegi vist alles eelmisel pühapäeval me rääkisime jutluses sellest kirikus, et see sõna, mida seal kasutatakse, ei ole mitte suvaline riik, vaid basileiadutheu, Jumala kuningriik. Eks ole, seal on erinevate riigikordadel on suur vahe sees. Et vabariigis on kodanikud ja kodanikel on õigus nõuda, et see nende vaba riik oma seadustes ja toimimises kohanduks sellega, kuidas kodanikud seda soovivad. Kuningriigis jällegi on alamad, mitte kodanikud. Ja alama elavad nii, nagu kuningas käsib ja kuningas tahab. Eks ole, kui ei meeldi, minge minema. Ja Jumala riik on selgelt kuningriik. Et siin tuleb ikka arvestada seda, et Jumala tahtmine on ülimuslik meie meeldivuste ja hobide suhtes. Mis ei tähenda, et need alati peaks olema vastuolus. Aga kui on, siis et meie asi ei ole nõuda, et Jumal ennast kohendaks meie soovidele vastavaks. Ja eks neid hääli on ka, kes nõuvad, et kirik peaks muutuma ja ajaga kaasas käima ja olema kuidagi nii või naamoodi. Aga sellised inimesed on ilmselt natukene valesti aru saanud, mis laadi riik on see taevariik või Jumala riik. Vana ja kuningriigid olid üldiselt niimoodi, et ega seal need piirid ei olnud väga niimoodi kaardi peal selgesti nähtavad ja mingid need piiripunkte ka nii selgesti ei olnud. Vaid kuningriigi piir läks sealt, kus selle kuninga tahe kehtis. Eks ole, seal kus kuninga sõna maksis, seal oli tema kuningriik. Ja mõnikord mingid alad võisid käia käest kätte. Vastavalt sellele, kelle sõjaväekarnis on lähemal juhtus olema parasjagu. Et siis need piirid olid natuke niisugused ujuvad kohati. Ja samamoodi selle Jumala kuningriigiga, et see palve on see samaks, sinu kuningriik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Nagu taevas nõnda ka maa peal. Ehk siis Jumala kuningriigis elamine
seisnebki selles, et Jumala tahe meie juures maksab, et me püüame elada kooskõlas sellega, mida Jumal ütleb. Nii heas kui halvas, nii tema tõotusi uskudes, mida ta meile annab, kui ka siis selles me püüame oma eluviisi kohandada selle järgi, mida Jumal ütleb ja teeb. Ja muidugi järgneb sellest ka teadmine, et kui meie oleme Jumala omad, siis ka meie mured on tema omad. Et see on jällegi ka niisugune positiivne pool selles asjas, et kuninga asi on oma alameid mitte ainult valitseda, vaid ka nende eest hoolitseda. Ja küll ta hakkama saab selle tööga ka. Ja Jumala tahe ja, et me seda juba nimetasime, eks, et taevas ei ole mitte niisugune geograafiline määratlus, vaid pigem viitabki sellele vaimsele maailmale, eks ole, kus Jumal ja vaimulendid elavad ja tegutsevad, millest meid lahutab teatud eesriie, eks ole, me oleme siin selles neljadimensioonilises maailmas, kristliku arusaamise järgi küllaltki kokku pakitud ja piiratud olemises, et tegelikult seda maailma ümbritsev veel tohutu avarus ja elu, millest meie ei tea pooli asjugi, eks ole, ja kui näiteks on ilmutuse raamatus Apokalüpsis, eks ole, see tähendabki katte eemaldamist, eks ole, et saab nähtavaks see, mis tegelikult ümberringi toimub, eks ole, et see tähendab, et me elame justkui mingis, ma ei tea, no tänapäeval võib-olla lihtsam aru saada, sest ongi, et kui sa paned omale selle virtuaalreaalsuse prillid pähe, eks ole, lähed mingisse arvutiprogrammi sisse, siis sa nagu näedki ainult seda, mis seal selles virtuaalmaailmas toimub, ega tea, et tegelikult või noh, võib-olla teada, aga ei taju seda, et tegelikult ümberringi on veel tohutult suurem maailm, eks ole, kus elu käib ja mis on palju reaalsem kui see, milles sa parasjagu viibid. Aga enne sa sealt virtuaalmaailmast ka välja ei saa, kui sa oled oma levelid ära teinud ja ülesanded ära täitnud nii hästi või halvasti, kui see sul õnnestub. Ja või noh, kuni surma saad. No, mingit pidi see meie maailm on ka niimoodi, et nii kaua tuleb siin elada, kuni surma saad ja siis saad mängust välja. Ja siis selgub, et kas saad auhinna või mitte. Aga ja, et me palume, et nagu Jumala tahe teostub selles vaimumaailmas, selles taevases sfääris, et see võiks toimuda ja teostada ka meie juures. Sest et jällegi, kui me mõtleme tagasi leerikursuse varasemate teemade juurde, kui on pattu langemisest juttu olnud, siis eks ole see tähendab, et see maailm, milles me elame, ta ei ole korras. Eks ole, see suhe tervel inimkonnal tervikuna ja sellel kaduvus alatud maailmal on suhe Jumalaga korrast ära. Ja see vajab parandamist ja kui me palume, et Jumala tahe nagu taevas nõnda ka maa peal ka meie juures siin toimiks, siis see hõlmabki seda ka, et see meie suhe Jumalaga saaks korda. Ja see on väga praktiline asi, jah, meie mõtetes, sõnades ja tegudes väljendub see, et me mõtleme puhtalt, elame puhtalt, kõneleme puhtalt ja nii edasi. Meie igapäevast leiba annab meile tänapäev. Ja ilmselgelt me leiva all mõistame ikkagi kõike, mida me eluks vajame. Eks ole. Kõike, mis on meil eluks vaja, nii toidust kui kehakatteid ja sooja ja suhteid. Et meil oleks need hädapärased asjad olemas päev-päevalt. Anna meile tänapäev, see viitab ka sellele, et me ei palu, et Jumal annaks meile kohe ülejäänud eluvarud kõik kätte, et me ei peaks rohkem tema peale lootma, et vaid võiksime olla kindel, noh, see asi on nüüd korras, et meil on nüüd kõik varusid kuni elu lõpuni piisavalt. Vaid pigem me palume seda, et Jumal meie eest hoolitseks, kingiks meile, mida me vajame. Ja noh, mingit pidi tegelikult ka me palume, et meil oleks endal ka usaldust tema vastu, seda niimoodi võttagi päev korraga vastu tema käest.
et me ei muretseks ülearus, et siinsamas mäeütluses Jeesus hoiatab üsna tõsiselt ka muretsemisest, ütleb, et see ei aita midagi. Muretsemisega ei suuda keegi oma elule sentimeetritki juurde lisada. Pigem rikud oma elu ära sellega, kui ülearu muretsed homse päeva pärast. Et pigemini ongi oluline püüelda selle poole, et meie suhe Jumalaga oleks niisugune, et me päev-päevalt oleme valmis temalt vastu võtma seda head, mida ta meile kingib. See ei tähenda, et me ei peaks ja ei tohiks olla hoolikad oma tegevuse planeerimisel ja töö tegemisel, et homse päeva leiba ka kindlustada, vastupidi, seda tuleb teha. Tubli tuleb olla, aga muretseda ei tohi. Et see on üks mõnda evangeeliumi niisugune küllaltki selge õpetus. Ja see on jällegi niisugune omamoodi paradoks, mis saab mõistetavaks kogemuse kaudu, eks ole, et ühtpidi tuleb palvetada, nagu sõltuks kõik Jumalast ja teisalt tuleb töötada, nagu sõltuks kõik sinust endast. Aga muretseda ja ei tohi. No vot. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Noh, nende võlgade all võib mõista, mis iganes, siis tundub, et keegi on nii-öelda võlgu, et see ei pea olema sugugi rahaline. Ja noh, ilmsesti pigem siin ei olegi küsimus rahas, kuigi mõnikord see võib ka olla, et kui tõesti oled kellelegi andnud laenu ja ta ei suuda sulle tagasi maksta, no mis sa siis ikka teed. Et see on ka juba kiriku algusaegadest peale üks juba 1. sajandi lõpust pärit kristlik dokument ütleb ka, et kui sa kellelegi ka raha laenad, siis anna seda teadmisega, et sa ei saa seda tagasi. Et võtta sellise hoiaku, kus vastasel juhul kõige lihtsam viis sõpradest lahti saada on neile laenu anda, eks ole. Siis kui neil tekib probleemi tagasimaksmisega, siis hakkad vigurdama ja ei võta enam telefoni ja nii edasi. Et noh, kellele seda vaja on siis. Et inimeste vahelised head suhted on palju olulisem kui mingi raha, mis tuleb ja läheb niikuinii. Ja rahal on sinust üsna ükskõik, eks ole, aga sõpradel võib-olla ei ole. Isegi kui neil ei ole sulle raha tagasi maksta. Nii et see võib, aga ei pruugi olla ka rahaga seotud, aga noh, enamasti rohkem on pigem need võlad, mis inimesed üksteise suhtes arvavad olevat, kes et näed, kuidas ta mulle ütles ikka. Või et näed, ta ei teinud seda või teist asja, mis ta lubas teha või mis iganes. Et neid asju ei ole ka mõtet ju nii-öelda hoida teise inimese vastu. Et muidugi noh, teatud niisugune mõistlik ja õiglane on ikkagi nõuda, et inimesed oma kohustusi täidaksid. Aga sellepärast nüüd ennast vaevata ja olla nagu kuri kõigi peale, et nad ei täida sinu ootusi nende suhtes, ei ole ka mingit mõtet. Ja see ei tee midagi head. Pigem anna andeks, eks ole, see on väga ilus ütleme Eestis, anna andeks, ehk siis kingi, eks ole, and, see on kingitus, kui sa annad kellelegi andeks, sa kingid talle selle, mida sa arvad, et ta on sulle võlgu. Sulle hea küll. Siis ma ei ole su peale vihane, eks ole, et see on jällegi suhtumise ja mõtteviisi küsimus, et mitte lasta kaasinimestel valitseda oma heaolu üle, võiksime nagu väga viisekalt ütelda seda asja isegi. Et teadupärast on ju inimesel ikka impulsi ja reaktsiooni vahel on see otsustamise koht. Mõni inimene, kes ei ole väga palju mõelnud need asjade üle ja ei tunne ennast hästi ja ei ole harjutanud, temal on see võib-olla väga väike, nii et ta sisuliselt ei olegi vaba midagi otsustama, et nii kui impulss tuleb, keegi talle halvasti ütleb, siis tema vastab samaga, eks ole, kohe reageerib. Aga ikkagi normaalselt vabal inimesel peaks olema see koht, eks ole, kus ta nüüd otsustab, et hea küll, et tema tegi mulle midagi halba.
kuidas mina nüüd sellele reageerin, eks ole. Ja kas ma vastan sellele nüüd puht esimese emotsiooni pealt või ma otsustan, ma kõigepealt hingan 17 korda sisse-välja rahulikult, eks ole, võib-olla ei saadagi seda kirja kohe täna ära või ei ütle talle, mis ma tast arvan või mis iganes. Et see on harjutamise asi, selle otsustusvabaduse kasvatamine. Ja see käib ka kristliku niisuguse askeesi ehk harjutamise juurde. Ja see on just see koht, kus me saame ka otsustada, et hea küll, et ma arvan küll, et ta käitus lollisti ja võib-olla lausa kurjasti minu suhtes. Aga ma annan talle andeks. Ja see on, ühtpidi see on sellepärast, et Jumal on meile andeks andnud, siis meile ei sobi ju ka Jumalast pühamad olla ja õiglasemad. Aga teistpidi muidugi ka see, et see on meile endale tegelikult ka ikkagi vaimse tervise suhtes hädavajalik. Et me ei peaks viha kellegi peale. Tere! Tervist! Tere! Jaa. Kas tulete ka torti sööma? Praegu veel mitte, meil on pooleli jutud, aga kui teil midagi järgi jääb, siis pärast hea meelega. Suur tänu. Et anna andeks ja see on väga oluline vaimse tervise seisukohast anda andeks ja mitte kanda ja neid koormaid endaga. Ja lõpuks on ju tõesti see, et me ei, nagu me ennist ka kõnes, me ei tea, mis pärast teine inimene nii käitus, nagu ta käitus. Ja võib-olla ta üldse ei mõelnudki seda niimoodi. Meil on ju neid inimesi küllap igaühe tutvusringkonnas, kes teevad väga kiiresti ja kaugele ulatuvaid järeldusi mingitest asjadest, millest nad üldse aru ei saagi. Aga juba nad tõlgendavad seda, et oi, näed, kuidas ta nüüd niimoodi mõtles ja ütles. Aga samas nähes neid inimesi niimoodi käitumas, kelle puhul mõtleb, et kuidas ta niisuguseid järeldusi teeb, eks ole, nüüd läheb nii kurjaks selle peale, mis tegelikult üldse ei ole mingit põhjust. Ega me ei saa kindlalt, et me isegi tihtipeale niimoodi ei käitu. Võib-olla omistades teistele mingisuguseid motiive või soove, mis seal tegelikult pole olnudki. Eks ole, ja arvan, et nad on mulle nüüd midagi võlgu sellepärast, et mulle tundub, et ta käitus kuidagi näotult. Aga igal juhul andeks andmisega ei saanud minna. Jällegi see ei tähenda, et ei tohiks olla ettevaatlik nende suhtes, kes on mingi kurja teinud või kellest me teame, et nad võib-olla ei pea oma antud lubadusi või et nad käituvad muul moel näotult. Et see hoolsus või ettevaatlikkus ei ole keelatud, aga vihapidamine ja kättemaksu nõudmine kas või oma mõtteski, et ma tunnen ennast hästi sellepärast, et tema on niisugune siga ja mina ei ole selline nagu tema. Et sellised asjad tuleks lahti lasta. Ja see on väga ka oluline nähtavasti siin, sest Jeesus ütleb, kui teie ei anna andeks oma kaasinimestele nende võlgasid, siis teie taevani ei anna ka teile andeks. Eks sa saad ikkagi seda, mida sa ise oled valmis teisele andmeks, siis peame ikkagi selleks, et olla Jumala lapsed ja päästa oma hinged, me peame ennast kohandama sellega, milline on Jumal, sama tema sarnaseks, oma mõtte ja käitumisviisilt. Ja Jeesus Kristus on selles meile ülim eeskuju, kuidas suhtuda inimestesse enda ümber ja muidugi Jumalasse ka. Nii. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Kiusatus iseenesest veel ei ole alati halb asi, eks ole. Kiusatus võib ja nagu Jeesus ütleb ka, et on võimatu, et kiusatusi ei tuleks. Igaühel on kiusatusi. Halb on see, kui inimene kiusatuses alla annab. Et seda õpetab pühakiri ka, et kellelegi ei anta suuremaid koormaid, kui ta kanda jaksab, ei anta kiusatusi, millest ta ei oleks suuteline võitu saama. Ehk siis, kui sul on mingi kiusatus, siis sa tead, et sa tegelikult oled suuteline sellest võitu saama. Kunagi oli
vist Kalevikummide reklaam, et parim viis kiusatusest vabaneda on sellele järele anda või järgi anda, ma ei tea, mis õige nüüd on. Aga see muidugi ei ole õige, sest et see on küll lihtsaim viis, aga mitte parim. Et parim on ikkagi see, kui me saame aru, et tegemist on millegagi, mis on meie jaoks kiusatus, ükskõik millises valdkonnas see siis oleks. Et ükskõik mis asi see on, millest me otsustame, et see aspekt meie elus vajab muutmist, parandamist, meie meeleparandus on, eks ole, termin. Ja kui meil on kiusatus nüüd käituda nii, nagu me teame olevat kõlbmatu või kõlvatu, siis see on nüüd see koht, eks ole, kus me peame otsustama Jumala abiga kiusatust ära võita. Endast võitu saada, võiks ka ütelda. Neil on sünnipäevad kellelgi vist. Ja väga tore. Sellepärast siis see tort. Tore. Ja, aga muidugi on ka kiusatusi, jah, mis on ikkagi väga rasked kanda. Ja ennekõike muidugi me peame paluma, et Jumal ei saadaks meid kiusatusse, et me ei oleks kunagi ilma temata üheski kiusatus, eks ole. Ja jällegi see on rohkem see, et me ise taipaksime ka näha seda, et Jumal tegelikult on alati meiega ja kui me tema abi otsime, siis on see meile ka saadaval. Ja muidugi see kiusatus väga paljude kristlaste jaoks on ikkagi ja oli ka 1. sajandi kristlastel juba varsti sai tuttavaks, eks ole, see, et usk või elu. Nii nagu ka tänapäeval paljudes maailma riikides on kristlaseks olemine ju surmaga karistatav kuritegu. Ja iga tund sureb ka tänapäeval kristlasi oma usu pärast, sellepärast, et nad ei nõustu salgama oma usku Kristusesse. Ja see on see võib-olla see viimne kõige suurem kiusatus isegi, et kui sul ikkagi oma elu on armas, siis on küsimus, kas Jumal on armsam või mitte. Aga jah, tänu Jumalale ikkagi märtrite veri on alati olnud kiriku seeme ja inimesed, kes on usus ustavaks jäänud, on oma hea tunnistuse ehk siis selle märterlusega, märter tähendabki tunnistaja, eks ole, on jällegi aidanud tegelikult kaasa selle, et see usk on saanud ka levida, inimesed õppinud tundma Jumalat Jeesuses Kristuses. Aga jah, et selles kiusatuses ka olles, ma arvan, et see kindlasti väga lihtne ei saa olla. Aga Jumala abiga. Ja aga päästa meid ära kurjast, jah, et see kuri muidugi on ilmselt maailmas väga selgelt kogetav ja teada. Tervist. Kas sa oled kohvimeister? Kas temast sai tühjaks või? No, osalt aitab siis. Ega me oleme ka varsti siin valmis. Selle palveosa juba on peaaegu et ühel pool. Aga jah, et maailmas kuri olemas on, see on ju jällegi kogetav fenomen. Nii nagu jah, näitlejad kogevad, et tihti, et on lihtsam mängida läbinisti kurja kangelast kui läbinisti head tegelast. Või inimesed igapäevaelus, et üksteise kurja tegemine ja isekas ja hoolimatu olemine tuleb peaaegu et nagu loomulikult välja, aga selleks, et teha head ja olla hea, tuleb pingutada. Aga jällegi kogu meie palve ja püüd peaks ka olema selle poole, et Jumal meid päästaks ära sellest kurjast ka, mis on meie enda sees. Ja et me võiksime saada enam tema näolisteks tagasi, nii nagu me oleme selleks algselt loodud ja mis meie olemusega tegelikult on kooskõlas. Olla niisugune siiras ja puhas ja täis armastust. Aga muidugi on ka jah, see personifitseeritud kurjus, kellest me palume ka, et Jumal meid hoiaks ja ära päästaks. Et need on need kaks poolt seal. Ja seal lõpus on nagu aamen kirikus, on siis see sõna aamen, mis tähendab arameia keeles või hebrea keeles, et see on tõesti nii, siis niisugune kinnitus, et niisugustel kollektiivselt peetud palvustel juba juutidel oli see tava ja on kirikus ka,
et on siis üks, kes on nii-öelda eestpalvetaja, kes siis lausub mingi palve ja siis kui juuresolijad on sellega nõus, siis nad ütlevad aamen ja sellega nad siis teevad selle palve nii-öelda enda omaks, ehk siis see on võib-olla võrrelda nagu allkirja panemisega, et vaat ma kirjutan ka siia petitsioonile alla, eks ole. Et see on siis nagu verbaalselt, mitte siis manuaalselt. Nii et aamen jah, tähendab siis nõustumist, et vaat jah, nii see tõesti on. Nii nagu evangeeliumis Jeesus ütleb, tõesti, ma ütlen teile, et see on ka, kui lugeda seda algteksti, on ka amen, eks ole, lego hümi. Et tõesti. Nii et see on selle aameni funktsioon ja üldiselt jah, aamen öeldakse ikkagi kellegi teise poolt sõnastatud palvele, et see, et mõningates ringkondades on kombeks ka iseenda sõnastatud palvele aamen öelda. See näitab lihtsalt, et inimene päris täpselt ei tea, mida see sõna tähendab. Et kui sa näiteks loed kuskil palveraamatust mõne palve, siis see on väga okei sinna aamen ütelda, sest sa sellega teed ka selle palve enda omaks. Aga idee poolest peaks olema näiteks, kui keegi peab nii-öelda vaba palve, siis see aameni ütlemine peaks olema nagu teiste juuresolijate asi. Aga muidugi jah, mõnel pool see on omandanud tähendused, nüüd ma lõpetasin. Oma jutu, mõningates ringkondades jutluse lõppu ka mõned keegaptid ütlevad aamen. Selle asemel, et lasta kogudusel seda ütelda, siis nad annavad sellega märku, et nüüd kõik. siis on niimoodi. Et sellise palve õpetab Jeesus siis, et me saame aru siis, et sellesse palvesse on kätketud need kõige olulisemad asjad, mille pärast inimene peaks palvetama, eks ole, et Jumala nimi oleks austatud, tema kuningriik tuleks, et me tema tahte kohaselt võiksime elada, et meil oleks iga päev, mida me vajame, et meie suhted oleksid korras üksteisega ja et me kiusatustes võiksime püsima jääda ja kurjast ära pääseda. Et see on see, mis on mingit pidi nagu elus kõige tähtsam püüe ja mida siis Jumalalt paluda, et tema meile aitaks seda saavutada. Siis on muidugi, kui mõelda veel niisuguste palvete peale, mida igapäevaselt tehakse, on olemas hommiku ja õhtupalved, eks ole, päeva alustada ja lõpetada Jumalaga on väga kohane ja loomulikult enne sööma hakkamist ja pärast söögilauast tõusmist, eks ole, õnnistus ja tänupalved. Võib ka laulda, näiteks söögipalvet paljudes peredes seda ka tehakse või ka näiteks kristlikul kogunemistel lauldakse söögipalvet. Siis palveliikidest veel, eks ole, võiksime siis rääkida põgusalt, et on, eks ole, ongi tänupalved, on millegi palumise palved, kas siis endale või kellelegi teisele, viimasel juhul on tegemist siis nii-öelda eestpalvega. Ja muidugi on olemas ka niisugused nii-öelda kontemplatiivsed või meditatiivsed palved, kus me siis, see palvetamine on ühtlasi nagu ka Jumalaga koos mingite asjade arutamine või millegi üle mõtisklemine. No näiteks roosipärja palved, eks ole, kus mõtiskletakse palvetades Jeesuse elu teatud niisuguse seikade, episoodide üle ja püütakse siis taibata nende tähendust ja see on väga viljakas palve, mis on juba vast 1000 aastat vana. Ja selle taolisi palvevorme on veel. No, selle meditatiivse palve kohta sama Kalle Lindi, keda ma siin eespool tsiteerisin, on ütelnud, et kui palve on kõnelus Jumalaga, siis ei saa see olla monoloog. Jumalalegi tuleb vahel anda sõna. Seepärast peab oskama olla vaikne ja kuulatada. Jumal ei ole mingi müramuusika ansambel, kes trummidega röökides kurdistab ja juhmistab inimest. Jumala hääl on vaikne, see ei suru ennast vägivaldselt peale. Ja nüüd väga vaikseks jäädes ja kuulatades kuuleme Jumala häält.
kui palve on kohtumine Jumalaga, siis vaikus ja keskendumine kõrvaldavad segavad tegurid Jumala ja meie vahelt. Näeme nüüd kõige õigemates proportsioonides. Maailma suuremad asjad vähenevad ja paljud ennemärkamatud saavad suureks. Õpime igaviku pilguga nägema iseennast, teisi inimesi ja maailma. Või loeme piiblist mõne peatüki, Kristuse sõnad ja teod on see, mida Jumal tahab meile öelda. Seeläbi mõistame Jumala armastust. Ka loodud maailma vaatlemine paneb meid imestades mõtisklema sellest imelisest ülevusest. Mõtisklev palvetus, meditatsioon on enese koondamine ja suunamine suunamine ühes kindlas suunas ja eesmärgiga. See on hajali oleku vastand. See on ka asi, mis ei tule niimoodi kohe ja iseenesest, vaid vajab harjutamist ja õppimist. See paljude kogemus, kes on näiteks käinud Tessés Prantsusmaal seal kloostris, seal on ka lisaks sellele suurele kirikule, kus toimuvad need tuhandete osavõtjatega palvused 3 kord päevas, on siis ka Vana-Rooma-aegne külakirik, kus on imeliselt vaikne. Ja väga paljude kogemus on see, kui sa sinna lähed ja maha istud ja natuke aega hakkad seda vaikust tajuma, siis sa kõigepealt kuuled, kui palju müra sinu enda sees on. Ja võtab mõnda aega enne, kui see müra vaikselt hakkab taanduma ja siis alles hakkad muid asju tähele panema. Kui sa siin selles igapäevaelus oled, siis tegelikult seda müra on kohutavalt palju. Ja me oleme tihti sellega nii harjunud, et me ei saa sellest aru, et seda on kohutavalt palju. Sest inimene on väga kohanemisvõimeline olend ja ta omandab nende uue normaalsuse väga ruttu ja kohaneb selle normaalsusega, millest ta elab. Ja muu hulgas ka kogu selle müra ja hajevil olekuga. Aga see ei ole ideaalne olla hajevil ja kogu aeg täis müra. Et niisugune süvenemine ja kontemplatsioon ja need asjad aeg-ajalt on hea seda ka praktiseerida. Ja siis on muidugi üks palveliik, mis on eriti populaarne, on õigeusu kirikus. On niinimetatud Jeesuspalve, mis muutubki niisuguseks hingehoiakuks. Ideaal on see, et inimene kogu aeg palvetab. Isegi kui ta tegeleb muude asjadega ja isegi mõtleb vahepeal muude asjadega, siis kusagil see alateadus, see palve kogu aeg käib, et see Jeesus palve on see, issand Jeesus Kristus, elava Jumala poeg, ole mulle patusele armuline. Või halasta minu patuse peale, kuidas keegi tahab seda tõlkida. Kui seda niimoodi loetakse ja see muutubki selleks elurütmiks, siis on neid lugusid ühest staaretsist või õigeusu kirikus on olnud need staaretsid, need vanakesed on hästi olulised tegelased, juba halli habemega pühamehed, eks ju. Et on olnud neid lugusid, kus inimene saunalaval suitsusaunas saab vingumürgituse ja minestab ära ja siis ta sealt välja kantakse. Ise on küll teadvused, aga suu ikka pobiseb seda palvet edasi, et see on saanud kuidagi nii osaks ja see tegelikult on väga ilus, et kui näed selliseid inimesi, kes niimoodi kogu aeg elavadki selles palves ja näed mingi sisemine niisugune valgus ja harmoonia on seal. Et tegelikult palvetav inimene on ilus inimene, kes tõesti on õppinud leidma seda osadust Jumalaga ja võtnud selleks aega, et kasvada niisuguses läheduses ja pühaduses, siis seal ja tihtipeale, kes on ikkagi need samad staaretsid, kellel on aega palju palvetada. Nii et me rääkisime selle tunni alguses sellest, et palve eesmärk ei ole saavutada mingeid erilisi hingeseisundeid ega mingisuguseid muid asju, vaid jõuda Jumalale lähemale ja see on õige. Aga samas tõesti on õige ka see, et niisuguse püsiva ja edasi jõudnud palvega tihti kaasnevad ka igasugused imelised hingeseisundid.
ja neid niisuguseid staaretseid ja vanakesi on küll, kes ongi, kelle põhitegevuseks ongi palvetamine, nad elavad kuskil seal metsakolkas. Ja samas on neil just selle kaudu näiteks väga levinud niisugune läbinägelikkus ainult, et tuleb ja üldiselt sellised inimesed leitakse üles ikka. Olgu või siin hästi tuntud, nõukogude ajal oli tuntud üks Leedu preester isa Stanislaus, kes nõukogude võim saatis ta Paberžesse, mis on nii väike koht, et seda pole isegi kaartide peal tänapäevani eriti olemas. Aga üle terve Nõukogude Liidu hakkasid mingid inimesed kokku sõitma tema juurde. Ta oli küll palju lugenud mees, aga mitte see ei olnud see põhjus, mis käib. Põhilasi, mida tema tegi, oli see, et ta palvetas. Ta midagi parasjagu äkilisemalt muud polnud teha, siis ta läks jälle kirikusse ja põlvitas ja palvetas seal edasi. Ja vahepeal jälle käis ajas mingid asjad korda, läks tagasi ja palvetas edasi. Ja tema puhul jah, kes siit Eestiski käisid, on mitmeid tuttavaid seal käinud. Et üldiselt, kui sa juba läksid sinna, ta teadis, mille pärast sa tuled ja mida sul on vaja öelda. Ja see, mida ta ütles, oli täpselt nagu rusikas silmaauku ja polnudki rohkem vaja midagi. Et selliseid inimesi on mitmeid ja palju ja see on väga huvitav, et ühtpidi ta on kuskil seal täielikus kolkas, eks ole, võib mõelda, mida selline maakas ka asjadest teab. Aga just nimelt, et kuna tema on ühenduses sellega, kes teab kõike kõikidest ja igalt poolt, on ta palju paremas infoväljas kui see, kes elab suurlinnas ja loeb kogu aeg ajalehti ja on hästi kursis ainult sellega, mida selle muutuva maailma tuuled endaga kaasa toovad. Andestus, Toomas, kas ma tohin tualetis käia? Jaa, muidugi. Kus ma selle leian? Jaa, ma arvan, et me võime tegelikult panna selle asja kinni ka. Ega me olemegi juba päris pikalt siin.